Karolin Illenseri fond loodi 17 aastat tagasi missioonil hukkunud Eesti sõduri Arre Illenseri tütre toetuseks. Karolini järgi sai fond endale ka nime. Tänaseks pakub fond haridusteel tuge kõigile lastele, kelle vanemad on kaitseväeteenistuses langenud või raskelt viga saanud. Toetust ei saa aga mõõta vaid eurodes. Fond pakub kindlust ning õlatunnet peredele, kelle liikmed on panustanud Eesti riigi kaitsesse, oma elu ning tervise hinnaga. Meil on fondiga tekkinud selline väike pere, et kõik, kes seal on ju elanud läbi sarnaseid asju, kõik oskavad rääkida mingil määral kaasa ja me oleme selline toetusgrupp justkui üksteisele, et kui lähed, siis sa ei tunne ennast võõrana kusagil, keegi ei vaata sulle teisiti otsa, keegi ei käitu sinuga teisiti, sest nad teavad, mis su peres on toimunud, et nii-öelda väljaspool seda perekonda on see pilgud ja jutt muutub, kui inimesed teavad, mis toimunud on. Seal on see, et nad võtavad sind täpselt sellisena, nagu sa oled ja nad ongi su toetusgrupp, kelle peale sa saad toetada ja kellega sa saad rääkida kõigest, mis sul siis mureks on sellel teemal. 2011. aasta sügisel hukkus Egneli isa, Kalevi jalaväepataljonis teeninud nooremveebel Martin Tiik, tööülesandeid täites liiklusõnnetuses. Isale antud lubadus on Egneli tänaseks toonud Sisekaitseakadeemia kadettide ridadesse. Meil oli kokkulepe tegelikult isaga, et perre jääb üks inimene, kes kannab vormi ja tema oligi see üks inimene, teda ei ole. Nüüd olen mina see ja ma ootan siis, millal mul väike vend tuleb järgi, et vaatame, mis siis temast saab. Seni on Egneli kandnud sootuks teistsugust vormi, andes cheerleaderina hoogu spordivõistlustel. See oli tantsutüdruk Nõmme Kaljule, Keila korvpallikoolile ja nüüd siis on selline vabakutseline rohkem tantsija. Fond on mind toetanud minu tantsimisega ehk siis hobitoetusega ning nüüd siis on mul ka ülikooli stipendium. Ja kuna ema on ikka veel üksik ema, siis toetus on igati abiks olnud mulle. Isa eeskuju on tiivustanud teisi aitama ning märkama veel üht noort inimest, Richard Aidi, kelle kasvamist pere läbielamised suunanud ja kujundanud on. Kindlasti minu isa on õpetanud mulle seda, et tuleb alati samm ette mõelda, sest tegelikult reaalsuses me ei suuda isegi ühte mikrosekundit ette ennustada, mis järgmine hetk juhtuda võib. Alati tuleb ka abiks olla teistele nii kaua, kui siin maa peal on aega antud, sellepärast, et siis saad ise endale rõõmu juurde ja tead, et oled teinud kellegi teise eluga paremaks. Richardi isa Urmas Aid sai 2007. aastal Afganistanis teenides raskelt viga. Nii tõigi elu perekond Aidit kokku Karolin Illenseri fondiga. Tänu fondile olen saanud ma näiteks kooristuudio käia väga mitmel välismaisel laulukonkursil, koorikonkurssidel ka, kus oleme saavutanud isegi hõbediplomeid ning ka kulddiplomeid ning tänu fondile olen ka ülikooli oma tee leidnud, kus õpin siis helitehnoloogiat. Teiste elu paremaks muutmine ongi Richardi õpingute sisuks. Poiss õpib Viljandi Kultuuriakadeemias helitehnoloogiat, et muusika jõuaks kuulajani parimal võimalikul moel. Muusikaga just kui olen suutnud endal aega sijustada peaaegu igapäevaselt või kui on paha tuju või on vaja teistel tuju paremaks teha, siis muusika tuleb ometigi alati appi. Muusika on selline väga võrratu ravim igasuguste murede jaoks. Aitamine ja hoolimine on nende noorte elu loomulik osa. Aitamine õpetab aitama minu arust sellepärast, sest minu kõige vanem vend, Aleksander, ta annetas minu ema Ukraina klassile raha, et minna Tallinnasse. Ja ma arvan, et tema tegi seda sellepärast, et kuna see fond on teda niimoodi aidanud, siis see fond andis talle idee seda teha. Paasiku Koertemõisas tervitas fondiperet karvane ja sõbralik seltskond. Aidid olid kohal oma uue laiendatud perega, kuhu kuuluvad nüüd Ukraina sõjapõgenikud. 24. veebruar, kui siis maailm siis muutus pöördumatult. Meie jaoks oli see
kuidas öelda, mõlema sees sündinud otsus. Korraga vaatasime üksteisele otsa, mõtlesime, mis me teha saame. Et vähim, kõige vähem, mis me saame teha üldse, et saamegi inimesi aidata. Nüüd meil on siis, meie pere on suurem ja nemad on siis täna siin meiega kaasas. Tänu jällegi fondi lahkele abile ju. Ja ma näen, et inimestele väga meeldib. Eks nad natukene hoiavad muidugi tagaplaanile, et nende mehed on sõjas. Selliste noortega oleme hoitud. Märkame ja aitame. Maailmale ja inimestele elul avatud inimesed. Ja samas neil on juured maas ja millest on ka väga hea meel. Et nad ei ole pinnatud või kuidagi tuulte lükata. See ongi missioonitunne tegelikult meil, eestlastel.